talimaanteede hääbumiseni 17.–18. sajandil. Ja siia siis tekkis Tallinna piiskopi üks 3 mõisast. Ma pikka aega arvasin, et see oli lihtsalt mingisugune teise ja 3. järguline maavaldus, kus Tallinna piiskop kohal ei elanud, kuni ma uurisin läbi omaaegseid Jüriku kogusid ja teisel jõulupühal 1336. aastal Tallinna piiskop on allkirjastanud dokumendi, milles ta nõuab Tallinna sadama regulaarse väljaehitamise algust ja lubab Tallinna sadama ja ehitajate annetajatele kõik patud andeks anda. Ta on selle dokumendi ka allkirjastanud mitte Tallinnas Toompea mäel olevas piiskopi lossis, vaid just siin Kaunissaar. Aastal 1934 juunikuu 2. päeval Eesti Vabariigi 16. kestvusaastal oli riigivanemaks Konstantin Päts, Pika-Veski omanikuks Joakim Puhk. Alustati selle tammi ehitamist, milline lõpetati õnnelikult 29. septembril samal aastal ehk 1934. Tamm ehitati teede insener August Veldneri projekti järele. Ehituse teostajaks oli Theodor Toomberg, korraldajaks Johan Johanson, järelvaatajaks, meie mõistes ehitusjärelevalve, Johannes Lemberg. Selle tammi ehitusel tarvitati ära 873 pütti ehk 149 000 kilogrammi tsementi, 460 kantmeetrit kruusa, 796 kantmeetrit raudkive. Ja nüüd huvitavad arvud. Töötasu oli lihttöölistel 20–25 senti tund. Oskustöölistel, müürisseppad, puuseppad 35–40 senti tund. Tööl oli keskmiselt. Ja me oleme Voosega selles mõttes ka veel uhked, et ajalooliselt on siin väga palju tähtsaid asju läbi käinud. No näiteks oleme me siin üsna lähedal Vabadussõja murdelahingute kohale. Voose juurest jooksis läbi Saia liin, kus pandi venelaste rünnakule piir peale ja hakati neid tagasi tõrjuma. Nii et 10-12 aastat tagasi vaatasime, et imelik, et me oleme need Ungar-Stenbergid ja kõik imelikud ajaloo perioodid nagu üle elanud ja Voose küla on ellu jäänud, aga nüüd, kus meil on vabariik ja iseotsustus ja kõik asjad, hakkab see küla kuidagi natukese nagu välja surema. Ja siis otsustasime, et meie sellel lasta ei luba lasta sellel ja puhub tuul ja tormib pilved lendvad, väikest piires saab üks pikse vild. Pühad meri aitel laevu kanna, merimeest ei kohuta neil. Pühad meri aitel laevu kanna, merimeest ei kohuta neil. Julgelt astuma nad laevast luupi, kirjel siil sõitvad sadama. Sadan kuhu julged mehed sõudma, otsad taakse muu uimastu. Sadan kuhu julged mehed sõudma, otsad taakse muu uimastu. No kui nad sadamasse sisse sõudma, tervitan neid mitte ei jaksu. Räägime siis natukene metsise juttu ka. Et eks te olete nüüd natukene teel olnud ja seekord siis oli meil valikus 3 liiki ja kõik olid nad millegipärast siis valitud eelvalikust nii-öelda sellised metsaliigid. Oli seal siis pöialpoiss, siis oli seal kaljukotkas ja oli ka metsis. Metsis on eriline loomulikult selle poolest, et ta kannab siis ühte rekordit meil, et ta on kõige suurem kana.
meie tänane etteaste koosneb väikestest lühikestest stseenidest ja nagu Tarvo juba mainis, nad on tõesti ette valmistamata. Käsi, sama asi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nii, nüüd võta parem jalg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oi, mul on krampis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Samal ajal ise loe kaasa ka 7-ni. Nii, nüüd kõik see sama asi. 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 korda. Ehk siis parem käsi jälle üles ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Alla! Nii. Aga paneme selle natuke mõistuse ka veel tööle, püüame sõnu saada. ja Kohtasime mitut, Huvitavat looma. aga 1 Näis. väga. kahtlane. Küsisin, Kes? Sa oled Leevike. ütles, Leevike. Mina võtsin. Aderi. põllult Ja Surusin selle mulda. välja tuli Triibuline. kender. mida Sina Siit mulla, seest. tee leidsid. eks Mul Ole ka triibuline. sau. sellest Loost Õppis, toots, seda. et kui Sa väntad. kaua siis Triibuline. tuleb. armastus. Aitäh. Veel kord, palun vabandust Hampsaare ees, aga mis teha, rahvafolkloor on kord juba selline. Kibeled sünnitamisel. no varsti ja ma jaksin natukene abisse nii kaua. Mis sa selle palgiga teed? Ohoo! Ei jõua kokku tõsta. Mis abi sul vaja on? Ma võin helistada, kutsuda kedagi. Tahad, siin on mul mitu numbrit. Kender ja Ratas ja Ossa. on ja pildid on ka. Siin Ameerikas, Pariisis, Portugalis. Issand. Näe, rattarallil. Kuule, las see kook jääb siia. Lähme ka sinna Pariisi. Aitäh. No siit leidsid ka murrisõbrad endale midagi. Nii, minul on ainult 2. Palju raskem on tööd teha, kui ega su mees ei ole hobune, et ma siin jooksen ennast pooleks. Ma praegu saan õndsaks noon õlut ja kõik päev on läbi. Päev otsa, mina olen rassinud, rüganud, teinud. Sina oled siin ainult ühe ruumi puid ära raiunud ja nüüd ütled, et mina kohtlen sind nagu hobust või? Juuli, ära hakka. Mulle tuleb praegu sõber külla, aga Avalants lubas läbi astuda. Ta ütles, ta teeb kõik tööd ise ära. Tee tööd, siis tuleb armastus. Sina mingit tööd ei tee, pole mingit armastust ka siin majas. Naine teeb tööd jälle. Ei no, kuule, seda ei saa tööks nimetada. Imelisel päeval pinises mul kõrva ääres kuri sääsk. See on hullem kui sääsk. Siuke vereimeja, et anna aga olla. Oda, Ants, ole hea, aita tal puid lõhkuda. Ma toon nii kaua kaevust küll olnud. Või tahad ka minna õndsaks saada või? Ei, minu ema ütles alati, kui mehele kirves pihku pistetakse, et väga ilus roheliste retk rattaga hea sõita. Selline ema oli mul. Ants, mis asja sa oled nüüd kodus joonud? Õlled. Jaa, võta see õllekand on sulle. Ohoo! Kuulge, oodake, Aalus. see õlu oli ju jaanipäevaks hoitud. Mis asja? Suitsusaunas on soe. Minge sinna,
mis te siin selle õllega vehitavad, ma teen tööd rahus. kes see soojas suitsusaunas õlut joob? Ütlen, ta on nagu sääsest nõelata saanud. Viimasel ajal ajab nii hullu juttu. Tead, mis ta mulle eile ütles enne magama minekut? Mis ta ütles sulle? Pani küünla põlema ja ütles mulle, et loomad on pehmed. Saad aru, ta on, ma ütlen, see suitsusaunas lihtsalt üle kuumenenud. Teie perega on küll imeline. Ongi pehmed, sina oled üks igavene loom 4 jalaga kuradi hobune. Saad aru, sinu kaisuloomad on pehmed, aga need, kes metsas on, need ei ole mingid pehmed loomad. Tead, minu ema ütles pehmete loomade kohta niimoodi. Tee tööd, siis tuleb armastus. Kuule, mine ära siit majast, sellise jutuga mine ära siit. Ka ära siit, Ants. Ma tunnen täitsa, mul on täitsa sama teema, kuule Ants. Lähme võtame hoopis meie kahekesi õluta. Lähme suitsusauna. Oota, mis asja? Mis asja? No, ühesõnaga hea, et vihma ei saja. Aitäh teile! Aplaus teile autoritele. Ma siis panen, kallan selle maha. Noh, mis seal ikka, pärast võtame uue. Kuule, võtaks nüüd need rehad ka, näed mul reha seal maas. Kus sul on see? Seal, näed, käega näitan praegu teise ühe käega. Näen, et reha küll, kas ma lähen võtan või? Nii, oota, ma lähen ise, nii, oota, kohe lähen. Ma jäin seisma, mis kukkusin sohu. Nii, oi. See Vargamäel on nii pehmed maad. Oi, ma sain reha kätte. Kus sinu oma on? Mis siin ees? Noh. Ma võtan sinu oma siis parem. Miks sa minu oma võtad? Mul selg haig. No, ma võtan siis sinu oma seal. Võta. Nii, oota. Nii, ohoh. Ära vikatit puutu. Nii. Oi, kui ilus päike on, tõesti ilus heinamaa. Oi, kogemata võtsin vikati. Ai, ära löö sellega mind. No ma panen maha, võtan reha. Ma oleks nagu 16 sajandi elektri jäänud. Mulle, mis sul täna viga on, nagu sipelgad oleks püksis või? Ma ei tea. Teeme tööd ka või? Teeme. Noh, seda ma riisun siit natukene. Ma ei tea, täna mul kuidagi üldse see tehnika ei tööta. Midagi ei tule nagu see. Kuule, ma lähen panen ujuma. Ja suur tänu! Aitäh teile, aitäh! Reaalne olukord on selline, et hunt ei ole üldse oht. Hunt kardab inimest kordades rohkem, kui inimesel üldse põhjust hunti karta on. Kordades rohkem, sest kui te võtate neid tavametssloomi, keda te olete kõike näinud, kes te on näinud? Põtra, enamus on näinud kitse, rebast, jänes, no mis iganes. Siis võtke neid suurkiskeid, kes on näinud hunti. Võib-olla mõni üksik teist, seda ka kogemata, mitte et see ongi nagu tavapärane asi. Ja miks see on? Sellepärast, et hunt lihtsalt kardab inimest. Ta kardab juba inimese kaugelt kostnud häält ja ta kohe paneb plagama, kui ta Päevaks peale ilma hakka.